Tere tulemast vaatama, kuulama podcasti Jutukuubik. Jutukuubikus käivad erinevad külalised, jutustame olnust, olevikust kui ka tulevikust. Seda leiab pildiga YouTube'ist R33 Jutukuubik ning taskuhäälinguna Spotify'st kui ka Apple podcastist nimega Jutukuubik. Minu nimi on Reijo ja täna mul on siin külas romaanikirjanik Allan Keian. Tervist! Nii, Allan, sinuga meil on selline lugu, et me tunneme teineteist väga lasteaias saate just täpselt, et lasteaed, kus me käisime, asub Mustamäel, ta on endiselt alles nimetusega Tallinna Liivaku lasteaed. Jaa, praegu on Liivaku lasteaed, jah. Endise nimega Tallinna 139. laste päevakodu. Ja sa oled väga head eeltööd teinud, mina seda numbrit vist kunagi pole teadnud, nii et nõukaajal olid jah, kõik olid numbrid, koolid olid numbritega ja lasteaed olid numbritega, et kes nõukaajal elanud ei ole, et siis siuke asi jah, et kõik oli numereeritud. Just, ja elasime me, ütleme niimoodi, lähestikku. Me elasime ju tegelikult nii, et me saime üksteisele aknast sisse vaadata, olgem ausad. Me elasime praktiliselt kõrvalmajades. Üks elas ühel pool lasteaeda ja teine, üks elas lasteaest siis otse ja teine elas siis vasakul, ütleme siis niimoodi. Just nii oli. Palju sa mäletad lasteaiaajast? Kuule, tegelikult ma mäletan väga palju, nagu üllatavalt palju, et ma olen ju tegelikult nii-öelda pärit ja sündinud tegelikult Tallinna kesklinnas, et ma käisin sõimerühmas, nõukaajal pandi ka 1,5 aastat lasteaeda, et ma käisin täitsa kesklinnas, et mu ema ütles ka, et üks park oli, kus nagu jalutada, et ma olen muidu Liivalaia tänavalt, et aga siis toona ei olnud ju näiteks Kakumäed, kus me praegu siin ilusas kodus oleme, on ju, ja ka Viimsit on ju, et sellised noored pered kolisidki Mustamäele, et see oli tavaline, kui kesklinnas nagu läks niimoodi, et väikse lapsega seal väga nagu olla ei saanud, et esimene lasteaed oli mul seal ja seal oli hästi karm kord, olid seal mingid kurjad tädid, et tema rääkis, et laps võeti ära, üldse ei näidatud, õhtul anti tagasi, on ju, et lapsed röökisid seal taga, et ütles, tahad uppi, tahtsid vaadata ka, et kui sinna Mustamäel 3 aastat sai nagu lasteaeda mindud, et õudselt ägedad mälestused on, hästi head kasvatajad olid ja nüüd vist tuleb laste õpetajad, on ju. Et kuidagi väga helged mälestused on selline ilus Männimetsa kõrval on ja selline romantiline isegi võiks öelda. Aga tulid sa lasteaeda nii-öelda oli meil 0 või? 0 klass või? 0 klass. Kuule, meil oli sellega niimoodi, et kui ma nüüd õigesti mäletan, et vaata, seal oli see, me oleme sinuga samal aastal sündinud ju, me oleme täpselt samal aastal, sa oled augustis on ju? Ja ma olen novembris, vaata kui väike vahe meil on, aga seal oli see asi, et kes enne septembrit sai nagu vist teatud vanusesse on ju, need said nagu edasi, aga siis need, kes said nagu pärast seda 1. septembrit, need jäeti nii-öelda siis klassi kordama või seda lasteaia viimasesse rühma nagu kordama. Ehk siis mina jäin kordama ja siis tulid sina? Jaa, täpselt nii oli jah. Täpselt, meil väga tihtiana vist päris koos ei käinud, et on ju. Jaa. Kas sa seda hetke mäletad, kui me nii-öelda suitsu tegime põõsaste vahel? See, jah, tuleb midagi tuleb meelde. Me vist proovisime tegelikult kausale, et me olime ikka siukses heas, et... Ja, ei, me proovisime, selge see, et Tallinna suits oli, kui kedagi huvitab. Jah, ei saa seda suitsetamiseks nimetada. Ei saa küll, jah. Kopsu ju suitse reaalselt ei läinud, aga... Mõtleks köhima hakanud, oleks vastik olnud, on ju. Jah. Paljuski tegelikult me olime ju sinu juures. Kuule, kui ma nüüd meenutan, tegelikult olime küll, jah, ses mõttes, et see oli ju selline ilus aeg, kui ei olnud arvuteid ei olnud, on ju, et multikat saigi vaadata reaalajas või siis on ju videomaki pealt, videomakid tulid ka hiljem. Jah, kellel oli, kellel ei olnud. Jaa, need olid üüratult kallid, maksis mingi 3 kuu palk oli nagu videomakk, on ju. Sinul oli mängukonsool nimega Sega Mega Drive 2, seda lammutasime mehiselt. Seda lammutasime tõesti mehiselt, jah, et seal olid catchi mängud ka, kui sa mäletad, on ju, et... Jaa, kas sa mäletad ka, kus sa said selle üldse? Tead, ma mäletan küll, jah, ma mäletan niimoodi, et ma nagu pommisin nagu emat nagu räigelt, see oli nii populaarne, on ju, ja siis ma saingi selle kingituseks kuidagi. Kingiti mulle see sünnipäevaks või kui ma mõtlen, kas sünnipäevaks või jõuludeks, et jah. Väga hästi. Kas muid sigadusi meenub ka? Tead,
mulle meenub üks selline ikka selline nagu, üks selline lennukam sigadus on ju, et ma arvan, et sul on ka see meeles, et tollel hetkel nagu nii-öelda oli tegevust vähe ja siis loova mõtlemisega nagu ma olen, et siis ma tulin nagu selle peale, et meelelahutust ise endale tekitada, siis sai hakatud paberist lennukit tegema ja neid põlema pandud ja aknast välja viskama, et kui sa mäletad, ja täitsa süstemaatiliselt, et me tegime terve Eesti Ekspress ajalehe neid lennukeid, täitsa tubali lennukeid täis. Mäletan seda, et üks lennuk lendas hästi kaugele ja põles täitsa lõpuni ja ütleme siis niimoodi, et viimane maandus meil toas tänu tuulele ja see ei lõppenud hästi. Vot, ma arvan, et see saigi võib-olla selline elu pani nii-öelda punkti, et ütles, kuulge kutid, et aitab nagu küll, et ses mõttes, et see oli ju tegelikult selline väga ohtlik ettevõtmine, on ju, et kaks tüüpi loobivad selliseid põlevaid lennukeid aknast, et huvitav, et keegi midagi ütlema ei tulnud, see on täitsa hämmastav ju. Ma olen ju, et terve maja tagu neid lennukeid täis paksud. No nii oli jah, ja lõpuks jäime ka su emale paraku vahele. No ja, eks kõik sigadused lõpevad varem või hiljem sellega, aga ma mäletan, kui see lennuk tuppa lendas, see oli ikka päris hirmus, on ju, et kuskil mingi mati panime sinna peale, ta lendas nagu kaarega tagasi, toa teisse otsa, on ju. Jah. Et selles mõttes, et aga noh, jah, et aeg oli teine, et vaevalt, et üldse selliseid asju nagu praegu kuidagi see üldse kõne alla tuleks, on ju, et selliseid asju keegi nagu teha luba. Lastel paraku fantaasia ei küündi nii kaugele vist. Arvutimängija, PlayStationid ja Nintendod on ja muidugi arvutid on teinud oma töö, on ju, et. Just nii on. Ja peale lasteaeda, tähendab, me käisime 2 aastat koos. Ja, oli küll. 0 ja esimene, ehk siis esimene oligi lasteaias ju, kui sa mäletad, on ju? Keegi Virve Oim oli veel. Oli õpetaja Oim, oli õpetaja. Ja peale seda siirdusid sina siis Tallinna Inglise kolledžisse ja mina Tallinna 54. keskkooli, ehk siis moodsa nimega Tallinna Saksa Gümnaasium. Et naljakas märgime numbritest on, et kui mina läksin, see oli ka 7. keskkool, on ju. Et aga kuidagi neil läks jah, et ma see oli katsetega kool, on ju, teisse klassi ja siis ma sain kuidagi isa kuidagi seal push'is, on ju, et nüüd on vaja minna, on ju, käisin seal need katsed läbi, on ju. Tung oli muidugi suur, aga mul on hea meel, et nagu ma sisse sain, on ju, et minu arust see oli 3 päeva, kujutad ette, 3 päeva peedistatakse sellist, ma ei tea, kui vana ma siis olin, mingi 8-aastane, et päris rets oli, ma ütleks, et tagantjärgi. Aga viimane päev mul läks isegi kehvasti, 2 esimest oli nagu okeid, on ju, et ma olen siukse nagu terane, on ju, et aga ma ei mäleta, mis selle viimasel päeval juhtus, on ju, et üle noe terasin sinna sisse ikkagi, on ju, ja siis oli nagu kesklinnas tagasi, et aga nagu sa tead, et ütleme, et tegelikult esimesest kuni 9. klassini, laps on ikka ju laps, on ju tegelikult, et mis ta seal 13-14, ega ta on ikka sellise lapse mõistusega, et ega suurt vahet ei ole, kus koolis see käib, pigem see tuupimine ja see tuleb nagu kuidagi hiljem, et siis ma tegelikult juba oli 7. klassis oli nagu Saksa Gümnaasiumis uuesti, et kuidagi jah, oli suht nagu vahet, et see tamp oli kõvem seal igal seal Inglise kolledžis, on ju, aga Saksa Gümnaasium on ka ju tänaseks on nagu väga-väga heaks kooliks ja ega tal siis ka viga ei olnud ju. Ta oli siiski tegelikult päris kõrge tasemega. Jaa, oli küll, jah. Aga kui sa käisid Inglise kolledžis 2. klass, õhtune vahetus? Jaa, see oli päris rets, jah. Selles mõttes, et mõtle ise, et 2. klass, sorry, jah, see oligi teine isegi pool aastat oli nagu, jah, oli see hommikune, on ju, aga just see 3., 4., 5. ja 6. oli kõik nagu õhtupoole ja siis mingi viimane tund lõppeski, kõige hiljem hakkas 14.15 ja kõige hiljem lõppes kell 19.00. Et 8 või 9 aastane, mis ta olin kõige noorem, et see on ju ikka päris horror, et hommikul tuli õppida ja kuidagi ma ütlen, et see väga nagu, õnneks tänapäeval tõesti enam eriti ei ole, et see hoone oli seal, kus Prantsuse Lütseum praegu on, et ühesõnaga seal oli ruumipuudus oli, sellepärast seal oli see niipidi, aga muuseas seal koolis käies ma sain nagu üldse sellise kõige parema eluskilli, ma olen seda nagu varem paar korda rääkinud ka, et ma olin 6. klassis ja siis üks Mustamäe sõber, üks Martin, sina vist Martinit ei tea, on ju, ta käis teises koolis ja siis ta käis lehti müümas, on ju, ja siis ma hakkasin lehepoisiks ja see andis nagu terveks eluks sellise julguse ja sellise müügiskilli nagu, et ma olen ju terve elu tegelikult nagu tööalaselt müügiga tegelenud, et see oli hämmastav eliitkoolist on ja müüd seal lehti, 50 lehte oli sul seljakotiga, sa pidid nendest lahti saama, praegu on keelatud, lasta kes on ära keelad sulle.
et see oli nagu, see on elu parim kogemus, ma ütlen ausalt, et kuidas seal oli, et kõik käis sullis, on ju, ja kuidas see, ma mäletan, et 150 krooni tuli tagasi, oli õpilaspilet oli pandis sisuliselt seal kuskil Ekspress Grupi all, et see oli ikka siis 15 krooni, et teenisid, on ju, et 135 nagu pidid tagasi tooma, siis 150 oli selle, nende lehtede 50 lehe hind, on ju. Ja siis, kuidas need, ühel läks paber, ma mäletan, see esine läks katki ja kuidas sa müüd katkist lehte, on ju. Siis jumal tänatud, ema töötas kesklinnas, et siis ema ostis selle lehe ära nagu, et mul jääb see eluks ajaks meelde, et see oli küll ja siis lõpus noortel poistel nagu pea lõikas, et me läksime sadamasse need Soome markadest müüma nagu. Ja siis pärast vahetasime neid, siis oli nagu suurem kasu sees kui see 15 krooni, et aga see oli väga-väga hea kogemus terveks eluks. Noorest peast businessman. Niivõrd-kuivõrd, jah. Ja siis sa tulid 54-ndasse või oli ta siis juba Saksa gümnaasium, siis ta vist... Kuule, ei, 54 oli. Siis ta oli Raudselt oli, 54, 54 oli, jah. Ja siis me said uuesti klassivennad, kusjuures. Jah. 7. klassis, jah. Just. Mhm. Ja kuna olid kuumad 90-ndad ja Jaa. poistebändid olid teema, siis mis sellega on? Sellega on ka üks pull lugu, et kuidagi ma ütleks, et see 7. ja 8. klass läks kuidagi nagu rahulikult. Ma mäletan 8. klassis mul hinded, muidu ma olen siuke selline, no sina oled ka selline korralik, pigem selline alalehoidlik, siin ma mäletan korraliku alalehoidlikuna pigem, et mina olin siuke nagu nii-öelda lärmakam või mitte lärmakam, aga nagu kuidagi temperamentsem, on ju, et aga siis kuidagi 8. klass läksid hinded nagu räigelt alla. Aga õnneks siis see suvi, ma ütleks, see 97 suvi, on ju, legendaarne suvi, Black Velvet ja 17 tuli ja suvetuurid ja värgid, on ju, et see kuidagi kasvatas nagu meheks natukene isegi, et kuidagi 14 ma olin siis ja kuidagi mõtlesin, et keskkooli oma edasi minna, justkui 9. klassi oli nagu minek, on ju. Ja siis ma nägin sealsamas koolikoridoris, nägin kuulutust, et Reporterite ja Discorite kool otsib siis osalejad või noh, neid, kes soovivad seal nagu osaleda, et faks oli tulnud kooli, see oli riputatud seina peale, siis netti ei olnud ju. Ja siis ma läksin sinna kohale, siis alguses oli see väljund see, et sai nagu nädalavahetused sai üle Eesti teha diskosid. Ja siis meie juhendaja nagu ütles, et ta oli siis vist 30 aastane nagu mees, ütles, et midagi oleks nagu veel vaja, on ju. Ja siis olid poistebändid ääretult populaarsed ja siis me klopsisime sellise bändi kokku, noh, laulda me suurt ei osanud, aga liigutasime suud ja panime sellised ühtemoodi kaatri sellised läikivad kostüümid selga ja need teised kutid sai ka põhimõtteliselt nagu tänavalt võetud kuskil mänguautomaati juures, et kuule, tule sa, et viitsid, liigutame suud ja teeme seal mingit tantsu ja et aga koreograafia tegi meile ikkagi nagu, tegid tüdrukud, kes seal õppisid seal selles siis Reporterite koolis. Diana ja Karit oli nende nimi, aga olid nende nimed, aga see oli väga proff, selles mõttes, et me saime isegi, kõige kõvem esinemine oli meil ööklubis isegi, selles mõttes, et Nightman oli selle ööklubi nimi ja et see oli, ma olin 15-aastane siis ja teine kutt, 3 kutti oli, 3 olime, teised olid umbes sama vanad. Aga tuultiibadesse ei saanud? Vaata, sellega oli see lugu, et vaata 15-aastaste kuttide bänd on ja seal on vaja head siukest ajajat, on ju. Mis mänedžer see 15-aastane, tahtmist oli nagu küll, on ju, aga siis see meie juhendaja, vaata oli 98 oli siis juba aasta, on ju, kõik lõpus 98. aastal, ma käisin 9. klassis, on ju, et see elu oli siin Eestis ikka räige, noh, sa ju mäletad, on ju, et selline kuradi parajalt kriminaalne ja parajalt vaene ja selles mõttes, et siis tema läks nagu Rootsi ära, tal mingi sõber elas Rootsis ja siis ta sai sinna Göteborgi, sai endale sellise elamise ja ta ei viitsinud siin enam olla, et see bänd, ühesõnaga siis oligi see bändi punkt ka, et jah, nii oli, aga siirdume sekundiks tagasi lasteaeda, mul on mõned pildid sulle näidata. Kes nüüd vaatab YouTube'i, on õnnelikud, kes kuulavad, tulge YouTube'i ja vaadake järgi. Ja siin on mõned pildid meie lasteaia ilmselt nääripidu. Jaa, nääripidu jah, just mõtlen, kas sellel näärivanal on sinine mantel või punane. Ei, meil sinise mantliga käin, ma mäletan, on ju. Kõrval lasteaias, kus mu sõber, kes oli sinise mantliga, see peaks nääripidu olema, õled maas jah. Õled on maas jah, siin me istume niisama chillime, kusjuures väga tubli, et sa need sisse skännisid, et väga siuke ja väga kihvt mälestus, ma ei ole ise neid, ma ütlen aastakümneid, ma mäletan, mul on nendest seeriatest kindlasti mul pilt on sellise papiste albumi vahel, aga kuidagi elu on nii läinud, et ei ole jõudnud sirvida väga, jah. Nii, liigume tagasi koolimaaile.
jah, aga lasteaed oli jah, lasteaed oli sihuke omate seiklus ja ma arvan, kihvt aeg meil mõlemil 90-ndatel lasteaias käia. Nii oli. Nii, lõpetasid kooli Saksa gümnaasiumi ja siirdusid ülikooli. Aga ennem seda, kõik teavad, et sa oled meil kirjanik, eks ole. Ma küsisin eesti keele õpetaja, kaldkriips kirjanduse õpetaja käest, kuidas ta mäletab sind kooli ajast, kas üldse mäletab ja mis ta väga hea töö. kõigest arvab? Ma ootan ka huviga nüüd, mis ta vastab. Ütleb, et mäletab sind. Oi, jumal tänatud. Ja ütles, et on ka kõik su raamatut läbi lugenud. Tead, ma olen isegi viinud, et sinna, välja arvatud viimase muidugi selle Instagrami identiteedi, praegu on ju see ilge jama, ühtegi kooli sisse ei lasta. Ma olen nii palju koolides esitlusi tegemas, on ju, et praegu nagu kardinaalselt nagu täiesti nagu null on koolidesse sisse saada, et hästi kurb, aga eelmised raamatud ma olen viinud küll, jah. Ja ta ütleski, et on sind mitu korda kutsunud kooli esinema. Ma eeldan, et sa oled ka käinud. Ja, olen kõik korrad olen käinud ka, jah. Õpilased, kuidas sind vastu võtavad? Tead väga hästi, et ses mõttes, et kuidagi õpilastele ma olen tähele pannud, et meeldib, kui Eestis näiteks külalised käivad ja teiseks võib-olla meeldib see ka, et kui käivad nagu meestuskülalised, sest nagu me teame, koolid on äärmiselt sellised nagu naistekesksed on ju, just õpetajate suhtes, et Saksa gümnaasiumis ma olen väga palju koolides käinud, ma olen praktiliselt kõikides Tallinna koolides tegelikult käinud, et emakeelepäeva raames üldjuhul ma käin, võtangi terve nädala kohe erinevates koolides, alates Lasnamäest kuni tõesti see Mustamäeni välja. Ja Saksa gümnaasiumis on ikka meeles, et on tõesti olnud terve aula on koos olnud ja kuidagi kihvt on nende oma uute siis kooliõdede ja koolivendadega seal mõtted vahetada, aga mul ei ole vahet, või nagu klassi ees või klassile ka rääkida, siukseid variante on ka olnud, et lihtsalt räägid klassile seal ära ja. Ei no selge see, lastele meeldib, saab vaba tunni ja. Absoluutselt, see on muidugi kõige tähtsam. No just. Aga õpetaja ütles, et kui ma küsisin ta käest, et kas ta nägi sind kooli ajal kirjanduse vallas nii-öelda nagu, et sust võiks saada kirjanik, siis ta ütles, et see päris Tammsaare kingadesse muidugi ei mahu, aga põnev ja haarava süžeega teosed on. Ja kooli ajast ta mäletab, et sa olid lennuka fantaasiaga hea poiss, kes tahtis alati hästi õppida ja maksimumhindeid saada, ühesõnaga ambitsioonikas. Ehk võib natuke midagi välja lugeda. Kuidas ise ennast mäletad? Tead, sellega on see pull asi, et vaata, me mõlemad oleme kasvanud 90 Mustamäel, on ju. Ja selles mõttes, et ma arvan, et me mõlemad, kui sa Mustamäel kasvad, et siis tekib see ambitsioonikus, et nagu välja murda, et kuidagi see ilmselgelt oli mul nagu olemas. Selles mõttes, et ma nagu teadsin, et ma käisin igal esimesel nagu, igal momendil käisin nagu tegelikult nagu kesklinnas ka ja kuidagi, see Mustamäe oli tol hetkel natuke rõsu süke või kuidagi nagu, tuli kodu küll, aga ilus metsa ääres, me elasime Mustamäe kõige ilusam koha peal, on ju. Aga ambitsioonikus peab 100% paika. Tammsaare kingadesse, sellega on siuke pull lugu, et loomulikult me ei mahu sinna ja see kõlab võib-olla natuke ülbelt, aga ma ei tahagi mahtuda, et mul endale meeldib natuke rohkem sellised ka nišikirjanikud võib-olla, kes mitte klassikalises mõttes nagu ikkagi võib-olla klassikud, aga näiteks Oscar Wilde on väga hea kirjanik, et ma selline Balzaci tüüpi, kes hästi võimalikult palju selliseid romaane, mis teatud võib-olla siis riiki või ajastut iseloomustavad, et ma nagu selliseks ümberjutustajaks ma ei tahagi väga saada, et pigem ma tahangi, et mu romaanid oleks sellised nagu stiililiselt sellised kiired ja hoopis sellised väga omanäolised. Et aga ega ma ise ka ei uskunud, et kindlasti gümnaasiumist, kuigi mul kirjandus oli 5, selles mõttes, et kuna kirjanduse anne ilmselgelt peab olema, on ju. Selles mõttes, et muidu see peab nagu olema välja löönud juba, et muidu kirjanikuks ei saa, aga ega gümnaasiumis ma kindlasti ei mõelnud selle peale, et kirjanikuks saada, et. Küsime korraks Mustamäel, suved, linnas, õudusunenägu, mida sina suvel tegid? Tead, mul on nagu selles mõttes, mind on õnnistatud sellega, et mul oli maakoht olemas Ida-Virumaal väga looduskaunis kohas, et 140 kilomeetrit Tallinnast. Ida-Virumaa on hästi ilus tegelikult. Ma ei olnud seal Vene getos Kiviõlise Kohtla-Järvel, et ma olin seal mere ääres 3 kilomeetrit oli, põhimõtteliselt elasin nagu rannas, võib öelda, et suviti, et 1994 ja 1995 olid hästi ilusad suved. Ja siis ma mäletan tagasi hästi pruun, et mind viidigi maale ja siis
hakkasin ise käima bussiga ka, hästi pikk maa tegelikult, 140 kiltsa onju, läbi Rakvere, buss kolistas, ma mäletan, üks Rakvere sõber oli ka, et ja õnneks ma sain maal olla suved kõik ja mulle meenub tegelikult sellega seoses, et ühel suvel sa kohe kindlasti käisid lastelaagris. jaa, sul on väga hästi meeles ja et kusjuures me oleme praegu siin sinu kodus Kakumäel, et see on siit hästi kuulsal, Nublu laulis kuulsa Treppoja onju, see oli seal Treppoja. Ja see oli selline laager nagu Segasoma suvilaga Pipi raamatu järgi onju, et kus see sul meeles, ma arvan, on, et sellest tehti telesaade. Just täpselt. Et seal oli ka 2 sellist teleprodutsendi tütart oli seal, mul ei tule ta praegu nimi veel, see teleprodutsent, toona üsna noor naisterahvas, et kes ka Laulukarusselli produtseeris. Ja siis kui tütred olid seal, siis ta mõtles, et hea mõte teha siis telesaade. Ma vist lindistasin selle VHS-iga ja siis vaatasime koos. Ja, nii oli täpselt, jah. Et siuke lõbus oli, jah. Kuigi ma olen laagrites nii õudselt vähe käinud. Ma käisin siis pärast 6. klassi ja siis ma käisin pärast 11. klassi. Ma kirjutasin Euroopa noorte raames ühe kirjutise Eesti noored teele Euroopas, siis ma võitsin haridusministeeriumi, pani mulle auhinnaks välja siis rahvusvahelise ühe laagri. See toimus Saksamaal Bonnis ja seal üle Euroopa oli nagu noored koos, et siis Eesti olnud veel Euroopa Liidus, et see oli hästi suur asi, et maksti lennupiletidki ja elamine kinni nagu, et lennupiletid maksid toona sama palju kui ma ei tea, kuupalk vist, üle Taani veel oli see lend Estonian Airiga. Ja siis ma tegin natuke pättust ka seal, siis oli see aeg, et teatavasti 80 võtsi lennukis suitsu teha ja te kuulsite õigesti, et otsis suitsu, ta oli salong pooleks saadud, et kujutate ette, onju. Ja siis seal oli see, et seal juba hommikul, seal lennupiletid olid nii ületult kallid, otsis hakati kanget napsi tellima. Ma olin siis 17 ja te võite vaadata, kas ma tellisin viski koolaga või ma ei tellinud. Ja nii mitu tükki ja tagasi tulles ka. Ma vaatasin, kui ässad tellivad, et miks mitte ja toodi vabalt, et kihvt aeg oli, jah, see oli aasta 2000 oli siis suvi, et ma natuke räägin juba siukest nagu vanakooli juttu, aga mina igatsen neid aega, et praegu selleks ju, ma ei tea, pannakse vangi sest stewardess tõenäoliselt selle. Palju mõtte pärast on juba probleemid. Ja. Aga me jõuame korra veel natuke edasi, 2004 oli veel üks poistebänd, Fenomen vist või Fenomen või Fonomen, kuidas iganes. Mis sellest selle eelmise nimi vist ei maininud, see eelmise nimi oli Boytrack. Et ma ise võtsin selle välja, ma mäletan, valisime neid lugusid, mis sinna nagu võtta, onju. Et me tegime coverid, muidugi enda lugusid meil ei olnud, onju. Ja siis ma vaatasin, niisugune bänd nagu Boyzone, mis ei kuulanud seda, aga ma see kõlab hästi, mis okei, Boytrack kõlab ka väga hästi, onju. Ja selle Fenomeniga oli siuke lugu, et selle hullult kuskil saates kuulutati, et nüüd paneme ühe uue kokku, onju. Et sõnaga, et ma käisin siis juba ülikoolis, onju, ja siis vaatasin, et ohoo, et teate, kes sinna kandideeris kõik, see Silver Laas, kes on nüüd Trafficu vend, ma mäletan, see oli 18 aastane, siis ta mõist natuke noorem, onju. Ja siis vaatasin, et nii äge nagu punt on selle koos, et prooviks nagu ka, aga see jäigi loomata ja sellest ei saanudki mitte midagi. Et see teised bändi, vaata ei ole kuulnud, üks Postimehe artikkel ilmus, kus meid kolmekesti seal nagu portreteeriti, et Silver Laas, siis oli mina ja siis oli üks German Saar, kellest on mingi staari juuksur saanud. Ma teda küll ei tea, aga ma olen kuulnud, onju. Ja siis meiega tehti intervjuu ja oligi projekt läbi nagu, et see on hämmastav, et nagu stuudiosse või kuhugi ei jõudnudki nagu. No siis oli see aeg ka, kus juba asi hakkas poistebändi. Jaa, ma arvan ka, et see oli põhjus, jah. See aeg oli sellele läbi, siis tuli see traadimuusika aeg, vaata, kui juba sellised kidrabändid juba laineid lõid, et jah. Fits Superstar, mis selle kohta ütleb? Kuule, see oli varem isegi ju. See oli varem, jah. Et kindlasti te mäletate Fits Superstari ju võitjad Kerli Kõiv on ju siiamaani suur superstar on ju. Ta oli mingi 14 vist, kui ta seal võitis, mingi üüratud ja Elvas tulinägi ja võitis, et seal oli see süsteem, et see oli ju üle Baltikumi põhine, sihukest formaati pole kunagi tehtud on ju. Ja seal oli see konkurents, oli reits, ma mäletan. Miks ma siin üldse nagu läksin või miks ma siin sattusin? See toimus seal, ma õppisin Tallinna Ülikoolis, see toimus Tallinna Ülikooli ruumis oli need castingud. Ja põhimõtteliselt oligi, et igaüks, kes ennast nagu, see nagu otsest nagu eelregistreerimist ei olnud. See oli nagu superstari põhine, aga nagu mingid producerid kuulasid nagu üle, siis seda formaati ei tuntud. Siis nagu neid, kes laulda ei osanud, neid ei mõnitatud, on ju. Et siis oligi, et kui ei lähe, siis öeldi, et kuule, sorry, et ei sobi. Ja see oli Ivar Must, oli, ma mäletan, see Everybody oli just teinud, on ju. Siis oli see Anti Kammisti istus seal. Panid mingi fana mängima, tuli seal laulda. Suhteliselt põlve otsas tegelikult. Aga Kasatšoki Jüri nagu laulma ei lastud, jah?
vist lasti, aga seda nagu öeldi, et kuule, okei, et sa ei oska, et mine ära nagu noh, et siis oli nagu teistmoodi, et ei saadud aru, et tegelikult see müüb, et kui seal inimesi peedistada ja seal narrida neid, on ju, et no mis nagu noh, Ei no siis ei müünud, aga nüüd müüb, jaa, eks ole. nüüd müüb, kahjuks nüüd müüb, et mina selle formaadi poolt väga ei ole, on ju, aga see oli siuke huvitav kogemus ja, aga samas vaata, Kerli Kõivselt ikkagi tuli, on ju, et teda me praegu teame, et ikkagi oli kasu sellest, teisi kedagi me ei tea sealt, on ju. ega ei mäleta küll ausalt. ja kindlasti paljud ei mäleta seda nime ka, on ju, et Kerli Kõivu mäletatakse ainult. Järgmine Eesti otsib superstaari ehk siis esimene saade 2007, seal sa osalesid, laulsid Mihkel Raua laulu. ja oli jah, seal oli mingi teine laul ka veel, aga Ennem seda oli ja siis Mihkel ütles, et davai, tõmba veel midagi. ja siis oli kahe vahel, on ju, nad mõtlesid, et ega see tüüp nüüd mingi eriline laul ei ole, aga noh, ta peab viisi, on ju, et okei, et noh, kuidagi niimoodi üle noad ära läks, on ju, et seal ja kuni teatrivooruni välja, ma saan aru. ja ma sain kollase kaardi kätte, noh, see näitab, et aga sellega oli see lugu, et mul oli siis 2007, mul oli üks selline noor, ma olin ise ka siis mingi 20 alguses, et mul oli selline noor Viljandi girlfriend oli, kes käis gümnaasiumis veel ja siis tema ütles, et kuule kindlasti mine, seal oli siis ka suht raamides, et vist alaealisi ei võetud või kuidagi, ma ei mäleta, et tema seal ei saanud nagu osaleda, et siis ütles, et me seal seisime, ma mäletan, näitasime koos intervjuu ja telekast näitas ka seda pärast, kõik terve Eesti vaatas pärast ja siis esimene hooaeg ja kuidagi tema ütles, mine raudselt ja siis sain seal edasi, aga noh, loomulikult kuule, ma jäin alla ikka nendele, kes iga päev laulmisega tegeles, on ju, et aga väga kihvt kogemus oli. Kas Birgit võitis 2007? Ja. Et seal oli üks pull lugu ka, et ma sain seal endale nii-öelda jutumärkides sõbra, noh, mitte jutumärkides, aga Rivo Kingi kindlasti paljud teavad, on ju, kes nagu toona siis öeldi kohe, et ta laulis neid punklugusid, kes nagu laulda nagu, ma ei ütleks, et ta just kõige paremini laulda oskas, on ju, aga ta sai ju finaali, et alati see lauluoskus ei olegi, et see staarigeen on nagu olulisem. Ta lauliski neid punkmeeste laulis, ma mäletan, Mihkel Raud ütles ka, et kuule, et ega need mehed, kelle laule sa laulsid, ega need mehed paremini ei laula nagu, et see oli värvikas kogemus oli küll, et siuke huvitav. Ma jälgisin ise selle lõpuni ka, et käisin veel finaali vaatamas, Pärnu kontsertmajas oli see finaal, et. Ja. Jõuame nüüd selle hetkini, et mis hetkel sa avastasid, et sinus on kirjanikku? Et sellega on selline suhteliselt nagu huvitav ja kuidagi nagu teistmoodi lugu, et ma lõpetasin ülikooli ära 2005, ma käisin jutti. Ma mõtlesin, et toona oli see asi, et reklaamiõpingud siis ei olnud tasuta kõrgharidust, on ju. Reklaamiõpingud see on väga kommertsne eriala, on ju, padukommerts, on ju. Ja siis aga ma tahtsin kindlasti just reklaamimeediat õppida ja siis, kui ma 4 aastat olin ära õppinud, sain siis nii-öelda magistrikraadi, et siis mul oli õppelaenu kogunenud 84 000 krooni. See oli ühele noorele, ma olin 22 siis, see oli ikka väga suur raha, on ju. Ja siis ma mõtlesin, et mida ma nüüd teen, on ju, et mida ma eluga nüüd teen, nüüd on ülikool nagu läbi, on ju. Ja siis ma hakkasin kuidagi septembrikuu oli käes, ma suvel puhkasin kogu sellest trallist, on ju. Ja noh, tegin tööd ka tegelikult sellised, no võiks öelda suhteliselt nagu juhutöid, on ju, et aga õnneks reklaami vallas, on ju, et mitte päris kuskil poes ei pidanud olema, on ju, enam ülikool muidugi olin, on ju, aga siis istusin maha ja hakkasin lihtsalt kirjutama raamatut, et tundsin, et peatükid kuidagi peas käis kogu aeg sellised süžeeliinid ja endal oli nii õudselt põnev, on ju, et esimene peatükk ja teadsin juba, kuhu see läheb ja seal oli kandev idee ja kuidagi nagu läks ja mõtlesin, mis kuradi pärast, et ma olen ju tegelikult nagu, ma tunnen ennast nagu kirjaniku vormis või kirjanikul tunnen ennast nii hästi, et siis mõtlesin, mul on see õppelaen kaelast 84 000, et see on nagu röögatu summa. Ma mäletan, mu isa, see oli niimoodi, et pank, nagu me teame, on pättide kari ja eluaeg olnud on ja pättide aferistide kari, on ju. Et siis seal öeldi, et esimene aasta tagasi maksma ei pea, aga siis tuli juunikuu kätte, on ju. Ja siis ma lõpetasingi juunis, on ju, ja siis tead, kus oli tehtud see leping või? Et okei, põhiosa muidugi ei pea, aga intressid ja need intressid laetati kõik, ma pidin 3500 kuskilt, ma ei tea, üle öö leidma. Ja siis ma mõtlesin, mis asja ma teen, on ju, ja siis ma olin natuke nagu nii-öelda ässanud ka, et ma pärast ülikooli tegin endale ise kingituse, ma käisin Saksamaal, teen endale punase sportauto, on ju, selle raha, see oli Toyota Celica, see oli midagi kallist, on ju, aga läksin 1 eurose Estonian Air piletiga Saksamaale ja siis tead, mulle meenub üks asi, ilmselt ennem seda, kui sa läksid Saksamaale ja tõid endale selle Toyota Celica.
me saime Mustamäel kokku ja sa uurisid, et kas minu kaudu ei ole võimalik saada Honda S2000. see oli pärast, see See oli oli pärast pärast, ja see oli okei. pärast. See S2000 oli mul selline kõige suurem unistus, onju. See on selline kahekohaline kuradi eriti võimas auto. Ma tean, su venna vist oli see, onju. Ja olen sellega Ja sõitnud ja see oli mingi eriline, aga see oli umbes 3 korda kallim. See oli veel palju uuem ka, et mul on isegi meeles, et selle Celica, see maksis ainult 3000 eurot. See on ju ääretult odav. Eestis oli ta 5000, onju. Ja siis ma kaevasin neid saite, helistasin, ma Saksa gümnaasium, helistasin, onju, lasin selle broneerida veel, maksin mingi ettemaksu, ise lihtsalt teha veel euromaksid, onju, kuskil seal pangakontoris, onju, ja siis sain selle autoga tulema, mingi üüratu kütusearve oli seal pärast Saksamaalt kimanda siia, onju. Et siis oligi niimoodi, et noh, täitsa selline kuradi ikka sihuke nagu ma ütleks, et selline hull ja kuti 20 alguses kuti mõistus, onju, et endal üldse mingit töökohta raha ei ole, aga sportautot on ilgelt nagu vaja, onju. Noh, siis oligi septembriks oli raha nagu täitsa otsas, onju, siis isa maksis selle, mul ei ole kunagi vanemad ei ole nagu arved maksnud, onju, et ma ise olen alati hakkama saanud, aga seekord tõesti isa siis 3000, ma mäletan, tegi sahtli lahti, ma tean, alati raha on, onju, ladus see 3500, mõtlesin, jess, nüüd ma olen kuni teatud, see oli 3500 tuli kohe maksta ja siis oli järgmised summad olid nagu väiksemad, onju. Ja siis oli niimoodi, et september, et ma ütlesin jumala kirjanik, ma ütlesin ei, et ma suren nälga lihtsalt, ma lihtsalt suren nälga. Ja siis otsiti just need mehed, need nii-öelda allmaailma tegelased, Hubert Hirv ja Pavel Kaamer, need ju, kes praegu on seal, noh, suht vangis, onju, restorani ärimehed, kuulsad, onju, kurikuulus maffiaprotsess, onju. Ma sebisin ennast nende juurde turundusjuhiks 22-aastaselt. Et see on nagu ääretult hull kogemus, et sellised, nad käisid relvastatud vennad olid nende kõrval, valvasid neid, onju, ja siis noh, nad turundusjuht kõlab siuke hästi äge positsioon, onju, 22-aastaselt, onju, tegelikult sa olid sisuliselt nagu sibi, onju, aga palk oli 10 000 krooni sulas. Ja siis ma pidasin seal kuni maikuuni vastu. Aga sellel hetkel sa elasid veel Mustamäel, Mustamäel, siis ma elasin Mustamäel, see oli 2005 vastu 2006, et seal oli tõesti, seal oli, ma ütlengi, et see oligi nagu siuke totaalne nagu teine sõjavägi, et seal oli, iga päev tuli mingi päevaaruanne esitada ja siis kellast kellani ja siuke noh, õudusunenägu ja siis midagi teha ei lubatud, turundusjuht, nii suur tähtis mees, ja mingi ülikond oli ka, pintsakuga käima kogu aeg või noh, et seal nad ise käisid ka nagu siuksed ässad, onju. Et see oli küll, ja ma sain sinna tööle ka niimoodi, et nad palkasid nagu ühe promootori, Auris Rätsepa, kes kontserte korraldas ja siis nad ise olid kuskil Oktoberfestil, Beerhaus oli restorani nimi, onju, ja siis Auris tegeles nagu töötu otsimisega ja siis CV Keskuse kaudu täitsa nagu kandideerisin ja rääkisin seal ennast sinna tööle nii-öelda ja siis Auris lasti 6 aega hiljem lahti ja siis mina pidasin maikuuni vastu. Aga siis kogusin raha, noh, see lihtsalt raha pärast, et siis elasin nagu järgmise suve ilusti ära nagu, et raha oli palju, sularaha oli hästi palju. See on muidugi hea. Aga sellel mingist hetkest sa siis ütlesid, et nüüd aitab ja ma ei saa siin enam raamatut kirjutada ja ma kolin mujale. Et sellega oli nii, et ma ikkagi kuidagi siis kui järgmine suvi peale tuli, onju, et siis ma tundsin kogu aeg, et midagi tuleb nagu teha ja ma olin ikkagi reklaami meediat õppinud, et see on selline noh, ikkagi konkreetne eriala, et ikkagi turundusjuht või olla, onju. Ja siis ma tegin nagu nii-öelda agentuuris juhuotsi, aga nendest maksti ka päris hästi, onju, ja siis ma mõtlesin, et okei, need on nagu head, aga ma ikka tundsin, et kurat ikka, ma olen ikka kirjanik täitsa, et mulle ikka meeldib nagu luua asju ja teksti kirjutada ja siis ma mõtlesin, et ma olen ikkagi ju 19-aastaselt ma käisin ka siis pärast esimest kursust käisin nagu ühte ajakirja reklaami müümas. Mõtlesin, et ma ei taha ma seda loomepotentsiaali raisata reklaamide loomise peale. Et minus, ma olen nagu selles mõttes hea müügimees, onju, et siis ma mõtlesin, et nii, nüüd tuleb niimoodi teha, et tuleb endale mingi hea müügitöö leida ja siis hakata sealt kõrvalt hoopis raamatuid kirjutama. Ja mul joppas õnneks, ma leidsin selle töökoha, kuhu ma tegelikult tegin 10 aastaks, onju, et Tallinna Reisisalama reklaamijuht, onju, et seal see oli selline väga hea selline karjäärihüpe ja selle töökoha nii-öelda kõrvalt, onju, ma sain, mulle see vabad käed, et ma sain ise oma aega planeerida, et siis hakkas raamatute kirjutamine pihta aastal 2009 algas, onju. Ja siis vahepeal oligi see, et Mustamäe läks nii kitsaks kuidagi, onju, et siis raamat jäigi pooleli ja siis õnneks avanes võimalus 2009 oli siis ja siis õnneks kolisin Viimsisse ja siis lõpetasin raamatu ära ka ja siis 2010 ilmuski esimene raamat. Vabandust. Kuidas see protsess su peas käib selles mõttes, kas kõnnid tänaval ja näiteks tuleb, aga liiguks selle jutuga nüüd niimoodi ja niimoodi,
või? ja, kusjuures täpselt nii tulebki, jah, absoluutselt. Täitsa lambist hakkab umbes isegi niimoodi, ärkad öösel üles, on ju. Või täitsa nagu juhusituatsiooniga. Või samas on kas mingid pinged on peal. Öeldakse, et kui läheb nagu väga kehva aastane, on ju, et olete siis kuidagi nagu inimene muutub hästi loovaks, on, et on vaja sellest halvast olukorrast välja saada. Aga see toimub täiesti, loome inimestel, see toimub täiesti lambist. Sest praegu ma olengi sellisse faasi jõudnud, et mul ei ole nagu üldse ideid praegu, et raamat ilmus 2020, on ju, kogu see koroonatrall on vahepeal olnud. Kunagi üks intervjueerija, üks noorte ajakiri oli vist You Magazine, on ju, küsis, et kuule, kas siuke asi nagu writer's block, et oled kokku puutunud, mis asi see on nagu, et kirjaniku blok, nüüd ma tunnen täiesti, et ongi olemas, mitte midagi nagu kuidagi selline mõnus on nagu reisida ja lihtsalt elada ja tegeledagi sõprade ja tuttavate ja lähedastega, on ju, aga seda loomevärki lihtsalt praegu ei ole, et see peab kuidagi mingi indikaator peab selle esile kutsuma. Kas sa sahtlisse midagi kirjutanud ei ole? Tead, sellega on see, et nii imelikult, kui see kõik kõla, on ju, ma ei ole kunagi nagu sahtlisse kirjutanud, et mul alati, ma ei tea, ma olen vist praktiline inimene, et mul on kõik asjad, mis ma olen elus ühe novelli kirjutanud ja ma jätsin selle ka välja. 2018 kirjutasin, 2019 andsin välja. Seda ei ole välja uurinud, ma kardan. Seda ma ei leidnud, jah. Praegu see on küll uudis. Unelmate saar on selle nimi, et novellil on, novell ei ole väga siuke pop, mida nagu loetakse, et žanr nagu novellid on ju. Absoluutselt, muidugi, pärast ole läbi. Et seal on, novellidel on, kes mäletab koolist, on oluline puent. Ja minust mäletan pärast seda, kui ma seal kirjutasin, siis üks naisluuletaja, Mari-Liis Müürsepp kirjutas ka, et kuule, päris hästi tuli välja. Aga ma olen ennast nii positsioneerinud, et ma üritan ikkagi ainult, niši, et ma olen romaanikirjanik. Et üks novell, et kuidagi mulle meeldis, mul oli see idee peas, et võiks nagu nii teha, on ju. Seal on see puent on hästi tugev või siuke hästi nagu, see on hästi klassikaline novell. Et nagu mul on romaanid on ka hästi klassikalise dünaamikaga, et mitu sužeeliin ja põnevus ja algus ja lõpp, on ju, et mingit nii-öelda huina-muinat ma nagu ei taha kirjutada ja samamoodi ma ei kirjuta luulet ka. Et väärtud laulusõnu, et kui on vaja mingi sihtotstarbeliselt midagi, aga ma põhimõtteliselt pärast, et kõik alustavad luulest ja novellid ja et ma olen romaanikirjanik, et ma õnneks kirjutasin kohe esimese raamatu romaani ja ma seda liini kindlasti jätkan. Esimene raamat oli sul Otsetee paradiisi, ma natuke uurisin, see on välja müüdud. Õnneks küll, jah. Õnneks küll, jah. Olid sa üllatunud ka selles mõttes, et see nagu võeti nii hästi vastu? Absoluutselt. Sellega oli väga konkreetne. Selles mõttes, et kui see ei oleks läinud, siis ma oleks edasi kirjandusega tegelenud. Et õnneks see võeti, ma ütleks, üli hästi vastu, see valiti 5 enim tähelepanuväärse noorte romaani hulka tollel aastal 2010, on ju. Ja õnneks see lendas, seda siiamaani laenutatakse, ma tean, see on välja müüdud tõesti, kusjuures selle järg ka, kus Janne Saar oli kanal, seda järge, täitsa juhuslikult aasta alguses ikka vaatad üle, et mida nagu on ja mida ei ole, et seda järgi peaks 10 eksemplari kuskil Rahvaraamatus ja Apollosel olema. Et poole hinnaga ka ma eeldan, on ju. Et aga see oli tõesti, tekkisid sellised nii-öelda koolkonnad noortes, sest ma käisin seda hästi paljudes Eesti koolides esitamas ka. Et see raamat tegi kus kirjaniku, jah. Aga sul endal ikka on eksemplar kodus? Mul mõned on, jah. Paar tükki peaks olema, jah. Et mul on need enda eksemplarid ongi igast raamatust üks on, jah, selles mõttes küll, jah, et endal nagu peaks ikka olemas olema. Ja väga hea kuulda. Sellest on ka ilmunud ingliskeelne variant 2014 aasta, küll me nüüd natuke hiljem jõuame sinna maani. Jaa, tõi. Aga järgmine raamat oli, kas mul on nüüd õige, et kuidas rikkaks saada? Tead, tegelikult on niimoodi, et praeguseks arvestusassi. Sellele, Otsetee paradiis oli järg ka. See 2010, 2011 oli puhtsüdamlik ülestunnistus, see oligi järg Otsetee paradiisile. Ja see lendas alguses ka. See oli esimene kord, kui tekkis mul selline idee. Paneks mõned tuntud inimesed peategeledki keastama. Selles mõttes, et esimene osa oli noorem, on ju, siis teine, siis ma kirjutasin Janne Saarele, et elas LA-s, tegevus toimub Los Angeleses, on ju. Ja siis see kuidagi see idee lendas, et see ilmus 22. august. Karala Madis tegi reporteri sellest pika loo ja siis kuidagi see läks täitsa müügi edetabelite tippu, et see peaks Facebookis olema siiamaani kõige rohkem neid meeldimisi peakski olema või teisel kohal ongi selle puhtsüdamliku ülestunnistusele, sest Janne oli lihtsalt nii populaarne, Nexus Janne on ju. Et siis ma mäletan, ma puhkasin või läksingi sinna, ühesõnaga talle külla ka, teda elu sees näinudki, et raamatukanal oli, siis samal aastal, kui see ilmus novembrikuus, läksin ma sünnipäeva tähistama sinna tema juurde, kus ta seal elas.
Okay. Ma pean küll häbiga tunnistama, ma kahjuks ei ole ühtegi raamatut lugenud. No pole hullu, et siin on raamatud on laua peal, et siis Reio pärast kindlasti läheb läbi, et 2 tükki on olemas, et aga tuleb teised ka. Aga hea, nüüd on lugemist küll, nüüd on vaja Muidugi. lihtsalt aega leida. Aga nüüd me jõuame siis aastasse 2012 ja seda raamatut on täitsa saadaval, kuidas rikkaks saada ja Urmas Sõõrumaa eessõna. Jaa, tead, sellega on niimoodi, et sellega on väga kihvt lugu, et hea, et sa selle kohta küsid, et need Otsade paradiis ja see järg, nendega oli niimoodi, et need on ikka need on sellised naised naine on üks selline noor tüdruk, õigemini on peategelane ja sellised võib-olla mõnib pea võib-olla naistekaks on ja et sellised ütleme, et noh, kui ikka peategelane on nagu noor naine on ja alguses noor tüdruk 16-aastane, et siis ma käisin, ma mäletan, et raadiokohe saates Siin me oleme oli selle nimi. See oli selline päevaformaat, räägid selle ka tunni ajana. Ja siis see Ingrid Peek oli see saatejuht, et kuule, et kaua sa neid naistekad vorbid, et tõmba üks macho võr käima, et mulle see eluks ajaks meelde. Ja siis ma sõitsingi sinna Ameerikasse puhkama lihtsalt 2011 lõppu on ja siis mõtlesin, et kurat, tõesti tõmbaks macho võrri käima ja mõtlesin, üks hea meesteraamat kannab pealkiri, kuidas rikkaks saada ja siis oli see juba see nii-öelda nende eneseõpikute juba uks oli lahti tehtud, juba hakati neid nagu lugema, aga noh, mõtlesin, mina olen romaanikirjanik, mõtlesin, ei, see peab, alguses oli, et teeks mingi investeerimise ja paluks kedagi võib-olla appi ja aga mõtlesin, ei, kuidagi, et see ei ole minulik, et ja siis okei, kuidas rikkaks saada, selline väga hoogne noore mehe lugu, on ju, et kõik oli nagu paigas, on ju, ja siis ma mõtlesin, et midagi oleks veel vaja, mingi teatud selline turundustrikk on see Urmas Sõõrumaa eessõna. Ma võtsin lihtsalt hingekinni, et keegi seda ära ei varasta, et keegi varem ei pole tuntud inimest eessõna kirjutama, on ju. Ja siis raamat oligi valmis kevadel ja siis mõtlesin, et nii, nüüd on vaja, et mul on geniaalne idee. Ja siis ma kirjutasin, kõigepealt otsisin Urmas Sõõrumaa kontakti, no mitte kuskilt ei leia ta meiliaadressi ja telefoni. Siis mõtlesin, okei, juunikuu oli käes, kirjutasin sinna kuskil infoaadressile, selline nagu üldisele aadressile ja tead, kohe tuli vastus, et jah, et tõesti, et tegime, üks assistent vastas, et tegime teist Urmas Sõõrumaale sellise väikese ettekande ja nädal aega hiljem ma istusin juba seal US Arcaleris pintsaks seljas seal ja ootasin härra Sõõrumaad, sest ma mäletan, ta elas just seal, siis tuli alla seal hommikune aeg oli, ma olin kell 10 juba seal täismundris kohal ja siis ta nagu ääretult kihvt inimene, et see oligi niimoodi, et me teame ta tegusid ja ta sellist nagu otsekohesust ja selline, nagu noh, mina olen veidikes ikka akadeemiline nii-öelda, et oma selle noh, raamatute ja ülikooli asjadega ja siuke mulje, et mehel on eessõna vaja, teeme ära nagu, ei ole probleemi. Ja kogu see eessõna on ka selline noh, ääretult selline nagu konkreetne, tabav, selline eluline, noh nagu see peategelane on 18-aastane, nagu üks 18-aastane kutt nagu tegelikult selline elutarkus nagu seda täpselt temale nagu ongi, täpselt nagu temale ongi vaja ja siis rääkisime seal, mul on isegi üks seik meeles, et siis mõtlesin, aga mis siis, kui oleks? Ja siis Urmas Sõõrumaa mulle oleksid, ei ole siin maailmas. Siis mõtlesin, okei, sul on tõesti õigus, et ei ole, et siis saimegi, seal oli siuke tore kohtumine ja tund või paar meil seal läks, saime selle eessõna ilusti valmis ja siis ma koostasin ja siis ma saatsin läbi selle, saatsin talle ja siis ma sain ta meiliaadressi ka, ma julge seda siin praegu ette öelda, aga mul on isiklik meiliaadress, mitte isiklik, aga noh, see, kus ta meile loeb, ma tean, on ju. Ja siis saatsin selle sinna temale ja siis sellele assistendile ära ja kui enne ma sain sinna nii-öelda laua taha, sain nädala aega, on ju, üüratult kiire aeg. Ta ju käis Ukrainas, käis mingi turvaäri ajamas siis, et laupäeva hommikust ta läinud vaba aeg, on ju. Aga ta on ääretult suuremel inimene, ma mõtlen ikkagi, et inimesel on midagi vaja, on ju, et siis kohe nagu et teeme ära, on ju, et see on, täna oli ka kusjuures, et ma just lugesin täna uudiseid, et keegi seal jäi hätta Mehhikos, et seal sai vist südameinfarkti ja kindlustus ei olnud nõus maksma ja siis Urmas Sõõrumaa tegi eile öösel, tegi mingi kõige suurema toetuse nagu hästi, et noh, see näitab, et miks inimene omab Rotermanni kvartalit ja on siukse laia haardega, sest ta on lihtsalt nii okei inimene. Et siis kuskil 6 aega hiljem, siis lõpuks tuli see juuli keskel, ma mäletan, tuli see aksept ka, et tead, Urmas Sõõrumaa luges selle eessõna läbi ja see oli hea ja siis septembrikuus tuligi raamat trükist, 2. oktoobril ilmus tegelikult 2012 ja kohe see menukiks, sest geniaalne idee oli kõigi poolt ennem seda nagu, kõik juba arvasid, et see on Sõõrumaa kirjutatud juba, et kuidagi see turundus töötas hästi, et panime peatüki Delfi esilehele, et seal see sai mingi ohtalik kommentaar ja 2 päeva tiksus seal. See oli tõeline menuk jah, 2012.
räägi mulle sellist asja, mul tekkis praegu küsimus selle kõigega, et raamatu pealkiri kui selline, kas see on sul kohe alguses valmis või see tuleb poole peal või see tuleb alles lõpus või Tead, seinast seina, ma toon ühe näite sulle, vaat see Otsade paradiisi, ma mõtlesin, mis ma panen sellele pealkirjaks, kõik oli valmis juba. Ja siis ma mäletan, ma läksin jooksma, elasin seal Viimsis, septembrikuu oli käes juba. Või jah, septembrikuu vist oli käes, päris valmis ei olnud. Ja siis ma jooksin, pool maad jooksin nagu ära. Ja siis tuli, et noh, Otsade paradiis, see nagu kõlab nagu väga hea siuke kujund, on ju, et inimene püüdleb millegi poole, on ju. Et see tuleb nii ja naa, on ju, et siis oli nagu raamat sisuliselt valmis. Ja see, kuidas rikkaks saada, see oli vastupidi, et mul oli väga hea pealkiri valmis, et umbes midagi sellist peaks olema. Mul enam-vähem see, noh, mõtlesin, kus see suund võib olla. Ja siis selle triloogia siin, et seda, kuidas rikkaks saada, lihtsalt mul kodus ei olnud seda siin kingituseks võtta, et seda esimest osa, aga teine ja kolmas osa on nüüd real olemas, et kirjutage ja laenake tema käest. Ta tuleb ise kõigepealt läbi. Et ühesõnaga, et nendel olid enne pealkirjad olemas, jah. Et see jääda ja siis surra, kuidas rikkaks saada, kuidas rikkaks jääda, kuidas rikkaks surra, et oleks triloogia, et oleks selline ühtne tervik. Aga kui vaatan neid kaanepilte, need on ju jumala kihvtid ju. Selles mõttes, et kus tuleb nagu idee nagu, et see peab olema just selline. Aga õnneks mul on see, et ma olen nagu reklaamindust õppinud ja kuidagi sellise silmaga, et siin on, see on minu selline idee, et ma oleksin see on nüüd Liis Lemsalu muidugi, kes ära ei tunne, et noor 20-aastane Liis Lemsalu, et ma olekski sellised verised ja siin, kuidas rikkaks saada, on selline, noh, esimene, siis jääda on selline võitlus, on ju, et ma mõtlen need ise välja ka ja muidugi see esimene osa on selline, tegelikult, kui see Sõõrumaa eestlane kirjutab, see on mul kodus tehtud pildid ja seal on Miss Estonia, see on pandud Photoshopiga nagu kokku ja natuke, ma ütleks ausalt, põlve otsas on ju, aga need 2 viimast osa on teinud Eesti üks tippfotograaf Kalle Veesaar juba, et tänu Liis Lemsalu managerile ma sain temaga tuttavaks. Aga räägi mulle Liis Lemsalu nagu no see on sama nagu selline turundusnõks, et mu enda lemmik tegelikult ongi selle teine osa, et see teine osa keskendub sellele, et esimene on muidugi siuke hoogne ja catchy on ju, aga teine osa on see, et see noor peategelane siis tutvub sellise psühholoogia tudengiga, noore ilusa blondi ja korralikuga ja siis ta tõmbab enda jamadesse ta nii-öelda, et minu arust see on nagu hea selline moraalne, et mitte kunagi teist inimest enda jamadesse tõmmata, eriti kui ta nii noor ja ilus ja nii-öelda veel elu poolt nagu nii-öelda puutumatu ja ei ole veel korralikult nii-öelda karastada saanud, on ju, et ja siis ta nimi on Liisi, see tegelane siin see 20-aastane ja Tartus on hästi palju siin seda tegevust ja siis Liis Lemsalu oli niimoodi, et ta oli 2011 superstaariks, siis ta oli nagu natukene kuidagi nagu tuntust nagu kaotanud, on ju, ja siis mõtlesin, et kes siis veel, et noh, täpselt kujutasin seda ette selliste hirvesilmadega nagu selline noor Liis Lemsalu ja siis jumal tänatud, ma ajasin asju ta tegelikult manager'iga, et Tanel Pandre oli tollel ajal ta manager ja tema on minust 10 aasta vanem, temale see idee kohe meeldis. Keegi varem pole niimoodi sellises võtmes nagu noh, et romaani kangelast on ju, et kuidagi see idee oli niivõrd selline unikaalne. Ja siis tegelikult ikka ma suvi läbi ootasin, et juunis ma mäletan kirjutasin ja venitasid ja siis alles 7. augustil siis meil oli selline ühine fotosessioon seal Kalle Veesaare stuudios ja siis TV3 oli kohal ja siis läks nagu juba lepase reega, ütleks siis niimoodi. Nii, see oli 2013 aasta, eks ole? Jaa, 2013 jääda, keskmine osa, jah. Ja nüüd läks aasta vahet, tuli see ingliskeelne esimene raamat, Otsade paradiis ja kuidas see ingliskeelne pealkiri on? Shortcut to Paradise, täitsa otsetõlge, jah. Ja see on nüüd seal Apple'i, iTunesis. See on tõesti iTunes Shopis ja ka Amazonis. Maksab ainult 4.40, kujuta ette, kui suur konkurents on ingliskeelse raamatutega, et need poes vist on kuskil seal 20 kandis, uus on 30 on ju peaaegu, et te kujutate ette, kui vähe tegelikult, ühesõnaga, et kui see ikka massi pealt on ju, et aga kuidas sind on nagu selles mõttes seal nii-öelda üle lombi siis omaks võetud või kuidas see, ma ei taha teada, palju on ostetud, ma ei sori teise rahakotis, aga selles mõttes tead, ma võin sealt tausta rääkida, ma räägin sealt tausta, kuidas see muidu on, et kui sa kindlasti, ma arvan, paljud kuulajad teavad sellist hittraamatut nagu 50 halli varjundit, mille põhjal on ka film tehtud, on ju. Neid ka seda triloogiat, on ju, kuulus naistekas, kindlasti mõned mehed on ka lugenud, on ju. Ma kahjuks ei ole, ma filmi olen näinud, et miks see raamat on nii kuulus, nii menuk, miks ta on menuk, on ju. Et sellised lugusid, sellised koduperenaiste lugusid, sellised erootilise alatooniga on tegelikult, ma ütleks, 100 000
on neid lugusid, et sellised igavlevad koduperenaised kirjutavad neid, aga see 50 halli varjundit, okei, ta on teistest, noh, ütleme, et ta on selline paremapoolsem, on ju, kui võib-olla selline, no massist natuke üle, aga kindlasti ma ei ütleks, et võib-olla mingi tipp on ju, aga see lugu sai endale New York Timesi kirjastuse taha ja see tähendab seda, et maailma mastaabis ja ka Ameerika mastaabis sinna pannakse alla miljoneid turunduse raha ja see teebki sellest raamatust tegelikult sellise hitt-teose, see on suht kindla peale minek, aga lugu peab muidugi ka hea olema, lugu ei saa olla halb, aga kindlasti selliseid erootilisi lugusid on paremaid võib-olla, et väga raske nagu teist nagu niimoodi objektiivselt hinnata, on ju, et ega ma eeldan, et on selliseid sügavamaid, on ju, aga see on selline mõnus laiatarbekaup. Ja mina olen, nagu see on mu selline auasi, et mina olen kõik oma raamatud ise välja, selles mõttes, et ma ise maksin selle tõlkimise, mul isegi meelest see maksis toona 40 000 krooni, see nagu räige, raamatu väljaandmine oli 10 000 näiteks, on ju. Et toona ma tegin neid nii odavalt, kui saab, on ju. Praegu ma teen võimalikult kallilt, kui saab, et kuna raamatud on sellised jäävad asjad, on ju, et lihtsalt, kuna ma ei ole sinna, tegelikult ma ei ole sellega eriti tegelenud ka, et kuna seal taga ei ole sellist suurt maailma tasemel promootorite kirjastust, siis see ei saagi selliseks maailma menukiks kuidagi saada, et pigem see fakt juba, et Eesti selline noorte kirjandus on jõudnud iTunes Store'i ja Amazoni, ma arvan, see on märgilise tähtsusega ja see on väga kihvt, et ma keskendusingi selle triloogia siis viimase osa kirjutamise peale, et see, et inglise keeles ilmus, see on nagu minu jaoks märgilise tähtsusega. Aga ikka loetakse, ma saan aru. Ja ikka muidugi, ikka loetakse jah. Et isegi Tallinna lennujaamas oli, ma mäletan, oli nii vähe raamatut, nii vähe noorteromaane, kui on inglise keelde tõlgitud, et siis oli seal nagu eraldi kõik poster oli väljas, nagu, et mis ei teadki, kusjuures keegi öelnud mulle rahvaraamatu, et e-raamatud, ingliskeelsed e-raamatud, see poster, Kaur Kenderi Check-out on inglise keeles, ma tean, et see ei ole noorteromaan küll, aga läheb ja, või ei lähe muidugi nii palju, kui menukid lähevad, on ju, aga konkurents on ju maailmaturg, on ju. Kuule, tahtsin seda küsida, kas keegi Eesti režissööridest ei ole su poole pöörnud, et kuule, davai, teeme filmi? Tead, mul on nagu selline nägemus oma raamatutest kogu aeg olnud, et ma leian, et tänapäeval on mängufilmide raamatute kõige suuremad konkurentid üleüldse. See raamat peab, see tekst ise peab olema täpselt sama hoogne, sama põnev, et inimene raamatut käest ära ei pane, on ju. Et pigem ma sihin sinna, et mu tekstid, sest tegelikult ma olen kirjanik, ma ei ole stsenarist, on ju, ma olen ikkagi romaanikirjanik, et need raamatud ise oleks sellised paeluvad, põnevad, on ju. Ja et ühesõnaga, ja need on mul nii rahvusvahelised just, et ka see Otsade paradise algus, ka Milanos on LA-s toimub tegevus teises osas, et väga-väga raske, väga kallis oleks neist ikkagi filme teha, et kas sa Saiss Enno raamatut Mina olen siin oled lugenud? Raamatut mitte, filmi oled näinud, jah. Et see on geniaalne Eesti, ega ta ei ole tegelikult ju saanud niisama nii palju tähelepanu, on ju, et ka kõva kirjastus taga Eesti Päevaleht, on ju, väga-väga-väga hea raamat, aga see film, ega filmil ka nagu viga ei ole, aga teeb ikka raamatule nagu oluliselt alla. Eestis ei saa teha nagu low budgetiga sellist ägedat filmi kahjuks. Et sellel ei ole lihtsalt, et pigem see tekst ole selline ülihea ja rahvusvaheline. Et ma arvan, et kui triloogiast teha film, et see eelarve peaks olema suht müstiline. Ma tahtsingi jõuda sinna, et ära eestlastega koostööd teha. Väga õige. Nii, aga siis on mitu aastat vahet ja ilmub siis triloogia 3. raamat Kuidas rikkalt surra ja eessõna Eerik-Niiles Kross. Absoluutselt. Et selle lõpuga oligi selline asi, et ma nagu, kui ma teist osaksin kirjutama, siis ma nägin nagu triloogiana seda, et ma olin krimi sellised teosed mõjuvad väga hästi triloogiana. See trend oli ka just, et mu üks suur lemmik Jens Lapidus on Rootsi krimikirjanik, et see mõjus nagu hästi nagu kihvtilt, kui on selline triloogia, et 3 erinevat osa ja siis oli mul nagu teada, et ühel päeval, et ühesõnaga, et okei, triloogia nüüd tulemas. Aga kuidagi nagu elu ja värgid, et ideaal oleks muidugi 2012, 13 ja 14, on ju. Et siis tekkiski selline kuidagi aeg, et kahju oli küll, et 2014 ilmus ainult e-raamat, on ju, mis tegelikult oli valmis juba varem tõlgitud, on ju, et siis ta oli nagu väljaandmine ainult. Ja siis, aga õnneks isegi võib-olla see seedis ja ma tahtsin, et see viimane osas, kindlasti see on kõige tugevam triloogiast, see raudselt kõige selline küpsem, tugevam, kõige paksem ka, on ju, et ja siis ma mõtlesin, et muidugi hea turundus tuleb teha, aga siis ma vahepeal olin liitunud Reformi noorteklubiga
ja meile käisid erinevad poliitikud rääkimas ja mul on eluaeg olnud tegelikult, ma poliitikuid suures plaanis ma ei salli neid, nad on egoistlikud siin Eestis, nad on nagu kõik enda kasu peal väljas, selles mõttes, et kuidagi selline eputamine käib nagu, et tundub, et need trügivad inimesed, kes nagu mitte millegi muuga nagu silma paista ei suuda, on ju. Et võib-olla see on nagu räigelt öeldud, aga mulle tundub, et Eestis me oleme ikkagi veel sellises ütleme, et show-kapitalismi siis faasis oma poliitikutega, et USA-s on ju asi natuke teistmoodi, et kellel on nagu raha liiga palju ja kes tahab ühiskonna jaoks midagi teha, on ju. Eestis oli saatelisi poliitikuid peale Lennart Meri, ma arvan, et Eerik-Niiles Kross ongi üks huvitavamaid persoone, et ta lihtsalt nii kohutavalt, mulle tol hetkel nagu nii-öelda inimesena meeldis selline salapärane, selline James Bondilik tüüp, on ju, et siis ma käisin teda vist 3 korda kuulamas ühe nädala jooksul erinevates kohtades 2014 lõpp ja siis ma sain selle raamatu valmis, mõtlesin, et tegelikult see on nagu enda kopeerimine, sest mõtlesin, et Urmas Sõõrumaa kirjutas eestsõna esimesel, oleks võinud, Liis Lemsalu oli Kaanestaar, oleks võinud mingisuguse 3. turundustrikki välja mõelda, aga ma mõtlesin, et midagi võiks endale ka nagu lihtsalt, et ma ise nagu olin ilgelt vaimustatud sellest ideest, et Eerik-Niiles Kross kirjutab raamatule Kuidas rikkalt surra. Lõpus ju seal on lugu sellist, lõpus põikab see romaani süžee selliste poliitiliste noorteorganisatsioonid, poliitik on ka seal sees, on ju, väga jõuliselt, et poliitnoored siis kaaperdavad võimu nii-öelda, et võtavad vanalt võimu ära, et siis Eerik-Niiles Kross tundus mul nagu ainuvõimalik inimene olevat, kes mul endal oleks ilgelt meeldinud, et ega see ei tulnud üldse libedalt, siis mõtlesin, et mul oli telefoninumber, eraldamast ma mäletan sain. Siis ma 10 korda helistasin talle erinevat numbritel käest, kuskilt lihtsalt vastu ei võta, on ju. Siis ma kirjutasin talle Facebooki, sõber oli Facebooki, kirjutasin talle, siis ma sain mingi Riigikogu liige oli, Riigikogu liikme meiliaadressile ja vastust ei tulnud, on ju. Skype'i, võttis isegi Skype'id vastu mind seal, on ju, aga vastust ei tulnud, siis ma mõtlesin, et juba löön käega, on ju, et raamat on valmis, et tuleb ilma temata, nagu, et mul üks teine idee oli veel. Siis ma mäletan, istusin selline aprilli algus oli, olid need pommitanud 6 aega, aprilli algusel istusin kohvikus, see Viru keskuse hoones oli see Lyoni kohvik vist või midagi sellist, ja siis vaatasin, et kes nüüd kirjutab mulle, ja siis Krossi see tuli, et kuule, sorry, et tegelikult ei teadus küll mind, vaata, me olime nagu tere tuttavad või mäletasime ikka nagu nägupidi, et kuule, sorry, et tule sinna homme hommikul sinna fraktsiooni, et räägime. Ja siis see oli mingi hilja öösel kell 10 ja siis hommikul ma olin juba seal nagu noor pioneer olin seal juba ja siis nagu tegi saiakas ja ma mäletan välja veel ja siis kirjutasimegi siis nagu selle poole ära, aga siis me saime 1 korra veel kokku, Sõõrumaga sai nagu 1 korra kokku, et Krossiga sai nagu 2 korda ka kokku, et see oli ka tükk tegemist, 2 korda veel kokku saada ja siis ta nagu, siis ma saatsin veel meili, et kuule, et loen nüüd üle ka ja kusjuures siis ta veel luges üle ja ta pani 1 lause sinna juurde sellele, mis ta oli nagu öelnud ja minu arust selle raamatu nagu kandev lause ja selline väga selline, ütleks isegi, et selline slogan ja see kõlab nii, et elu ja vabaduse asetamine rahaga ühte valemisse annab alati vale vastuse. Elu ja vabaduse rahaga ühte valemisse alati vale vastus. Väga hästi öeldud. Minu meelest ka, jah. See oli 1 lause, mis ta lisas sinna vahepeale. Vaata, seal kirjutisele, mis oli valmis, ja siis ta pani selle 1 sinna kuhugi sinna vahele. Et see on suht, kuna ta on ise ju kirjanik ja ju Eesti tasemel tippkirjanik ja nagu poeg, on ju, et siis ta ju oskab seda ja ta oli ikka nagu ääretult nagu pedantlik selle ülelugemisega, et Sõõrumaa ei lisanud sinna tegelikult midagi, et lihtsalt andis nagu aksepti, et kuigi see on ju nende mõlema enda nagu mõtted, on ju, et eessõna nende omad, et ega Sõõrumaa vabandust, Krossi oma tuli nii, jah, ja siis ma mäletan maikuus, ma mõtlesin, jess, nüüd on triloogia koos, trükki saata. Sellele on üks huvitav asi, et sellele on loodud tunnuslaul, sõnad sinu poolt. Jaa. Tegelikult, just, ma räägin natuke selle tausta ka, see on ka päris huvitav taust, et 2012 tuli see Kuidas rikkaks saada, see läks, et sellest sai menuk, on ju, et Delfis rippus peatükk, on ju, 3. Kuidas rikkaks, või teine osa, Kuidas rikkaks jääda, Liis Lemsaluga, ta nagu nii-öelda töötas küll, aga seda edu, mis nagu alati on seda triloogia teist osa nii kõige raskem lükata, on ju, olgem ausad, et kes tahaks lihtsalt teist osa hakata lambist lugema, ikka tahad alguses esimese nagu läbi lugeda, et seda oli, ütleme, et paras katsumus, on ju, et kuigi, et ilus Liis Lemsalu, me olime seal ikka ägedad, sellised action-kangelased, et kõik nagu oli ka selline, ütleme, et selline keskmine, Harju keskmine, on ju, et tiraas tiksus ilusti nagu läbi ja
kõik olid õnnelikud. Aga siis oli, kuna ei ilmunud 2014 või 2015 seda kolmandat osa, siis osad olid ikkagi nagu juba ära unustanud. 2016, 2 aastat on väga-väga pikk aeg selles plaanis. Ja siis aeg oli muutunud, oli netiajastul ennast juba, nutitelefoni ajastul ennast nii kinnistunud juba ja kuidagi infomüra oli tekkinud ja siis tekkis täiesti üüratu suuri tiraaži müümine muutus nii raskeks, et ma tundsin, et mul hakkab juba jääma täitsa selliseid sadades raamatud kätte. Ja siis ma mõtlesin, et nüüd ma pean oma reklaamimehe tarkuse kõik kokku panema, et see asi nagu ära päästa ja see raamatutiraaž ikkagi maha müüa, et raha on all kinni ja au ka veits on ikkagi, et kus sa seal paned selle 500 raamatut nagu lased nagu kuskile lihtsalt seista on ju, et ja siis ma mõtlesin, et mulle see tegelikult idee on nagu varem ka, et ma teen täpselt nagu Hollywoodi kassahittidel, nüüd teen ka mina sellise tunnuslaulu soundtrack'i teen nagu oma raamatutele ja mul oli üks väga hea tuttav muusikaprodutsent ja siis ma kirjutasin oma nägemusest, ma olen muusikat õppinud, ma olen solfeitšot muuseas õppinud, et ma käisin ülikooli ajal, käisin koorilaulus ja see olid ka häälesead ja solfeitšo tunnid olid selle nagu sees, et ma nagu nooti tunnen. Ja siis me seal stuudios minu juhendamise peale me panime selle see on ju tegelikult selline lihtne klaveripallaad, et seal midagi rasket nagu ei ole. Ja siis me panime selle laulu kokku, ma tegin muidugi sõnasid tegin mitu korda ümber, ma parem laulusõnu teinud, päris raske oli alguses, kõik see algus, isegi see on duett ja see naislaulja isegi ta laulis juba ära ja siis me tundsime, et see ei kõla hästi nagu see algus just ja siis ta laulis uuesti. Et täitsa nagu piinlik kohe, et see laulu tulemine, see pidi jääma aasta lõppu, kui oli kõige suurem raamatute nagu müük on ja see tuli välja 8. jaanuaril, aga jumal tänatud, siis oli pilt oli tühi, meedia oli nagu täitsa vaba, et siis sai võib-olla parema promo isegi ja siis üldiselt tegelikult on, et jõuluaeg on nii täis tumbitud just kõik andsid oma raamatuid välja ja jumal tänatud tegelikult, et elu niimoodi seadis, et Tartus on see salvestatud, kusjuures lugu on Tallinnas tehtud ja Tartus on see Slim muusikastuudio, et need muusikud mängisidki selle, need on Tartu muusikud kõik, kes selle nagu sisse mängisid, et üks huvitav, aga mul oli see mingi selline nagu kinnisidee, et veits selline heas mõttes, et ma tahtsin seda, kuna see idee oli kihvt, et soundtrack teha, et keegi teine pole varem teinud nagu profilugu ka, on ju. Et siis mõtlesin, niimoodi selle ära ja siis õnneks nii see läks, jah. Nii. Kuna ma sind sotsiaalmeedias jälgin, eks ole, siis olen aru saanud, et sa oled hirmus suur Bondi fänn. Ja, nii on, tõesti Bondid, ma ei valeta, ma käisin viimast Bondi kinos vaatamas, paku mitu korda. Ma ei tea, äkki kahe kuu jooksul. Äkki 3-4 korda. Jah, see oli juurde või? Tead, õige vastus on 5. Okay. Ja õige vastus on 5. Mind kutsuti esilinastusele, ma olin ühe naistejääkiri kolumnist terve eelmise aasta ja siis mind kutsuti kohe 1. oktoobril esilinastusele. Siis oli kinnistada, käisin nagu teist korda, on ju. Siis üks kord ühe tuttavaga ka, siis Mustamäel käisin, kolmandat korda käisin ka veel kesklinnas, 4. korda üks tuttavus, kuule ma nii jõudsalt läks minema, siis okei, tule ka. Ja siis oli niimoodi, et mu lemmik on Coca-Cola Plaza, ma ei tea, see on mingi selline legendaarne kino, on ju. Ja siis ma vaatasin, et see pannakse kinni. Ja see film läheb nagu ära sealt ja see on ju nauditav vaadata kinoekraanil mingit väga head kvaliteetset filmi, on ju. Ilmselgelt väga kallis film. Ma ütlesin, lähen viiendat korda ka vaatama ja läksin. Siis pärast seda panigi kino kinni kohe, et kuuks ajaks. Aga kas sa Matrixit oled ka jälginud või see pole sinu rida? Kus kahjuks ei ole, jah. Mul plaanis järgmine nädal seda uut ikkagi vaatama. Ära mine. Tähendab, et sa võid minna, kui sa pole esimest, teist ja kolmandat näinud. Okei, kahjuks ma olen näinud, jah. Siis ära mine. Okei, jama, jah. Ütle ausalt, me räägime otse asjadest. Jaa, täielik crap lihtsalt, mul oli isegi rahast kahju, vaid mul on isegi ajast kahju ja ma ei mäleta viimati, millal mul oleks filmi vaadates ajast kahju on. See oli nii pikk film ka, ju? Ta ei olnud nii pikk, aga ta lõppes niimoodi, et sellele peaks järg tulema ja tegelikult ma eelmine nädal, või see nädal nüüd kuulsin, et plaanitud järg siiski jäeti ära, kuna kassatulu ei ole see, mis soovid. Sa võid muidugi minna vaatama, aga ma ütlen, et see on täielik pettumus. Aga ma fänn ei ole ka ja pigem ma ei lähe. Mulle siuksed, ütleme, et selle Matrixi puhul oli ka ju see asi, et esimene oli nagu väga hea, ja teine, see Reloaded ja mis see Revolution vist oli, need olid jamad ju tegelikult, on ju. Punitud triloogia. Ja just, punitud triloogia. Esimene oli siukse nagu väga unikaalse ja väga siukse sügava kandava ideega tegelikult, on ju.
et aga ma olen nõus, ei kui sa ütled, et ma ei ole ulmefänn, et selles mõttes, et kuidagi ulmekirjandus on ka hoopis midagi muud ju. Või kuidagi see ulme on minust väga kaugeks, see Harry Potterid asjad, et ma lugesin hästi elulisi raamatuid Astrid Lindgreniga lapsena, onju, et ma ulmest hoian nagu eemale ja filmid, raamatud, kõik, et see ei ole üldse minu rida, jah. nii, sotsiaalmeedia, Jaa. Instagrami identiteet. Identiteet kõigile, kusjuures keel sõlme, see pole ainus. Kuidas see sündis üldse või mis selle ajendiks oli või mis see inspiratsiooniallikas on? Ma saan aru tegelikult, et sotsiaalmeediaga on seal suht vähe pistmist. Tead, nii on jah, sul on täitsa õigus, et vaata, polnud nagu raamatud ilmunud tükk aega, see triloogia väsitas korralikult ära ja tahtsin nagu muude asjadega ka tegeleda aga siis ma mõtlesin, et nii, 2019 1. jaanuar oli käes. Mõtlesin, nii ma kirjutan raamatu, et ma olen kirjanik, et nii ei saa lihtsalt, et niisama niimoodi tiksuda ja õudselt palju reisisin just sellel eelneval perioodil 2017-18 on ju. 1. jaanuar käes. Mul tekkis selline idee, et kirjutadagi nagu sellisest hästi ühiskonda tekkinud valupunktist, nagu selleks on identiteet, sellega manipuleerimine, sellel teemal nagu raamat. Ja siis mul tekkiski see kandev idee, et kirjutaks raamatu, kus inimene müüb oma identiteedi nagu raha eest, sest me saame ju luua sotsiaalmeediasse ükskõik millise identiteedi, see ei pruugi üldse reaalsusele vastata tegelikult, on ju. Ei no ongi, sa paned pildi, et mingid ilupildid ja paned pildid, et sa oled teises maailma otsast, sa oled Ameerikas ja tegelikult ma ei tea, oled kuskil koopas ja ma ei tea, kaevad kraami. Lamborghini najal pilti ja ütled, et see on sinu ja tegelikult lihtsalt tänava pealt suvaline auto, eks. Jaa, no umbes midagi selline, no see on siuke hästi primitiivne, aga saab lavastada ka siuksed nagu natuke ikka täitsa nagu suuremad ja valesid, ütleme niimoodi. Ja kuidagi nagu see idee täitsa lambist, nagu sa ütlesid, et lihtsalt tuli, kuskil pime külm aeg oli, lihtsalt tuli. Ja siis ma mõtlesin, kohe hakkasin need nagu, mõtlesin, et Instagram on nii kuum teema, on ju, et ma tean, raamatutel teen promoga Instas, et lihtsalt sellest ei saa üle ega ümber, on ju. Ja siis üks uus teema ka, mis on ju maailmas kirjutanud krüptoraha. Siis mõtlesin, okei, ma pean neid nagu kuumi teemasid ära kasutama, kuumasid teemasid ja siis hakkasingi kirjutama ja siis kolmas asi oli ka veel, et ma võtsin üks moodne romaan, on ju, identiteedi müük, on ju, Instagram, krüptoraha ja siis on sellised 2 žüžeeliini nagu sellised hästi moodsad nagu krimikirjandus on, et alguses 2 žüžeeliini, siis nad saavad kokku 2 erinevat lugu ja siis mingil hetkel nad saavad kokku, et see Instagrami identiteet ongi niimoodi, et esimene peatükk on noore kuti, teine on siis see voodihaige jälle noor kutt, ja siis saavad kokku, et kuidas see voodihaige, siis ma nii palju räägin ette, et see voodihaige teeb ettepanekud, et noore kutile kuulet, aga ma hakkan sulle maksma, aga sina hakkad tegema kõike täpselt sotsiaalmeedias, nagu ma tahan, on ju. Et ilmselgelt selline kompleksidest nagu tüüp, on ju, et see on selline, ja siis kuidas toimub see raamat räägibki sellest, kuidas selle noore poisi psühholoogiline murdumine toimub, kuna see ei ole ju normaalne, et ta otsib nagu, ta satub raskustesse, noor kutt nagu ikka 18, on ju, et võtab seal laene asju, on ju, et ta satub seal valede inimestega kokku, on ju, ja siis ma otsin nagu tööd, aga siis saab nagu sellise hõlptuluteenistuse, on ju, mis ta nagu psühholoogiliselt nagu täiesti ära murrab. Et ma olen ikkagi nii-öelda tuntud kui nagu noortekirjanik ja siis üks teine noortekirjanik ütles, ta luges selle läbi, Heidi Künnapas on ta nimi, ütles, et Allan, et kuule, et üks asi ka, et ma tean, et Instagrami identiteet, et see ju peab olema noorte romaan, kõik eeldavad, seal on noored influencerid, kaane peal noor kutt 18 on peategelane, ütles, et see tegelikult ju ei ole noorte romaan. Ma ütlesin, et tegelikult sul on õigus, et see on noorte romaan küll, on ju, aga ta on ka täiskasvanute raamat, et noored võivad seda lugeda, et ta on seal, ta on selline hübriid, ütleme siis niimoodi, jah. Aga lugu toimus nii, jah. Aga mul tekkis kohe küsimus selles mõttes, et sa räägid, et 12 erinevat lugu ja mingil inimesed siis lõpus, nad põimuvad oma vahel. Tead, ei, kiiremini juba. Vaat see trend ongi selline, et nad saavad kokku kuskil seal on 50 peatükki täpselt siis raamatus. Ja nad saavad kokku juba seal kuskil, ma ei oskagi peast öelda, et ise pole ammu lugenud 2 aastat seda mõtetega. Ma kunagi ei loe ma raamatuid üle või kui on valmis, siis ma üritan ära unustada ja minna eluga edasi. Mitte jääda selle oma raamatut imetlema ja absoluutselt see lugu on nagu, minu jaoks nagu valmis kirjutatud ja mina olen oma eluga edasi, on ju. Et nad saavad seal kuskil 10. peatüki juures nagu kokku, isegi varem, kuskil 8. või, et oleks põnev nagu kuidagi. Et 2 inimest saavad füüsiliselt kokku, on ju, haiglas toimub see tegevus, on ju, üks on voodihaige, üks on noor kutt, on ju, ja siis toimubki see palkamine, on ju, ja siis
juba rahaülekanded ja värgid, ja krüptoraha nii palju, et see raha, mille eest ta selle noorkuti palkab, et see on siis nagu krüptos teenitud, siis ütleme nii, et oleks selline ka, et ma kirjeldangi see raamatus, see oli 2017 oli selline esimene krüptobuum, et tänu sellele see voodihaige nagu rikastus, et jah. Ma kuskilt kuulsin või lugesin või ilmselt mingis intervjuus keegi ütles, kas äkki mingisugune lugeja, et sul oli 2 kirjaviga. Tähendab, mitte kirjaviga, aga ära jäänud tähte või valesti paigutatud tähte. Kas need on raamatus sees või need olid ainult käsikirjas? Kusjuures need on raamatus sees, et siin raamatus on leitud, üks sõber leidis siit Jutt käib siis praegu... kuidas rikkalt surra ja absoluutselt te teate, üks väga piinlik viga on ka raamas Instagrami identiteet, näete, mul endal läheb ka keelesõlm, on ju, et seal on kirjutatud Cristiano Ronaldo on kirjutatud CH-ga, ma ei tea, kuidas mul see sisse jäi, et seal oli kuidagi, et kellel on Instagramis nagu palju jälgijad, et see on nagu naiste pärusmaa, on ju, ja siis välja arvatud üks superstaar, Cristiano Ronaldo, on ju, kellel on seal, kes on top of the top, on ju, et ühesõnaga vigu jääb ikka sisse, et kuigi on korrektuurid ja toimetajad ja vigu jääb sisse, et see on inimlik, noh, ja raamatud peavad inimlikud olema. No see oleks jah, õnneks veel. Tahtsin su käest küsida või jah, mingi hetk ma mäletan, käisid ka jagamas oma raamatuid mingisugustele, ma tean, et sa vihkad sõna suunamudija ehk siis influenceritele Eesti omadele ehk siis kes meil siis internetis ilma teevad, blogisi peavad ja ennekõike Instagramis siis ilma teevad, on ju. Et ma ei ju salga seda, et ma olen õppinud reklaami ja meediat, on ju, et rääkisin, kui palju samal ajal maksis, on ju, ja ma tahtsingi sellest 8. klassis juba õppima minna ja ma nii-öelda kirjutasin selle peast turundusplaani sisse. Kui sa kirjutad raamatu Instagrami identiteet, mul on tehtud kinkekarbid spetsiaalselt influenceritele. Ma võin selle koguse ka nüüd siin välja öelda, 150 tükki. Need on päris palju juba ära jaotatud, lõviosa. Ja see ongi niimoodi, et ma meelega alati teen sellest video, kuidas ma sõidan, annan selle karbi üle ja soovin kõike head ja ilusat, et see käib nagu turunduse juurde, et sellised, nagu me teame, siis influenceritele meeldib vist kingitusi saada, et kuidagi selles maailmas sees olla, järjest raskem on ju seal silma paista, et raamatud on ju suurest mõnes sellised igavad ja kuivikute omad on ju, et aga see raamat on juba noorte, sest tänu sellele ka et need tuntud influencerid on neid nagu jaganud ja lugenud, on saanud päris populaarseks. Kaane peal on ka ju kõige suuremad, kõige popimad ju Katri Kats ja Diana Noop, et siis mõttes, et kuna raamat on ikkagi, kuna tegelikult ta räägib ju nii tõsisel teema nagu identiteedi müümine, aga ta pealkiri on Instagram, et seda tuleb kindlasti nii-öelda väikest viisi nagu ära kasutada turunduse mõttes on ju, et selline nimi on. Sa ütlesid 150 tükki. Jaa. Oskan võib-olla, kui hästi hea päev on, võib-olla 10 influencerit nimetada. Mul oli sama, jah. Mul oli sama alguses, jah. Ma oskan neid kaanestaare ka eriti nagu valida alguses. Ja siis muuseas Katri Kats on meie koolivad, et sa teaksid Saksa gümnaasiumist. Ja Anu Kursvid ütles mulle kirjandusõpetaja, jah. Et see oli nii tore nagu äratundmine, et teine neiu on see, ja alguses, kus juures oli üldsegi teine plaan. Alguses oli plaan, et ma ühte neist tundsin toona, nüüd ma tunnen paljusid muidugi isiklikult, on ju, et ma tundsin Anita Sibulat, tundsin isiklikult, aga tal oli nii kiire elu, et alguses oligi tema sinna kaanele planeeritud, aga siis tema koha siis hõivas üks Tartu Diana Noop, kes kohe ütles, jaa, muidugi teeme ära, ma sõidan Tartust Tallinnasse ja siis oli, kui see eriolukorra esimene päev oli 14. märts, et siis meil oli Kaanes shooting oli seal, et ma mäletan, et helistasid kõik üle mulle veel, kuule, kas ikka teeme, kas ikka toimub? Siis muidugi toimub, raamat peab ilmuma, on ju, et aga tead, neid on palju neid influencereid, õudselt paljud raamat, ütleme, et mitte raamat, vastupidi, just Instagramis elu keeb, et sa pead lihtsalt sellesse süübima, et mida rohkem sa seal oled, seda rohkem sa uusi avastad ja iga ju hetk, kui me siin räägime praegu, et siis nad saavad ju like ja neid follower'e saavad nagu juurde ja neid tekib järjest juurde, et mina neid avastan ka järjest nagu rohkem. Õnneks seda raamatut juba teatakse siis, kui ma selle ettepaneku teen, et kuule, et nüüd on aeg sinule kinkida, et üldjuhul see võetakse hästi positiivselt vastu ja ma oma vabast ajast teen seda, et see ei ole mingi selline sihipärane, et nüüd ma otsin ja teen, et siis kui satud kellegi otsa või kuskil kuuled, et siis kuidagi jah, mõni on muidugi mitte vastu ka kirjutanud, aga ma arvan, et noored seda raamatut loeksid, et see noorteni jõuaks ja kuna pealkiri on ka, et siis see on nagu üks parimaid, et nagu kuidas rikkaks saada, Sõõrumaa eessõna on õigustatud, et siis ma arvan, et
et Instagrami siis influencer itele neid jagada on nagu väga hea idee. aga räägi tulevikuplaanid. Näed sa ennast, et sa oled 15-20 aasta pärast endiselt kirjanik? Jaa, 100% jah. Et kohe 100%. Et oligi, et kui ma just mõtlen nagu seda, et see algus oli suhteliselt nagu raske ja keeruline, on ju, et kui sa oled nagu sellest jamast välja ujunud ja jõudnud esimese raamatuni ja jõudnud teadmisele, et sa oled kirjanik, siis 100% ma tean, et ma kirjutan veel häid raamatuid, lihtsalt kahju, et praegu selline täitsa sihuke loominguline nagu plokk on peal, on ju, et ma räägin, et me eelmisel aastal ongi nii-öelda kogu töö ongi see, et noh, peale muidugi reklaaminduse, on ju, mis nagu noh, päri nagu raha teenimiseks, on ju, et teistmoodi tööks, on ju, et ma kirjutasingi naiste ajakirja, kirjutasin terve aasta aega kolumne, on ju, ja siis that's it, aga see fotomodell, kes oli Instagrami identiteedikaane peal, ta õpib näitlejaks, ääretult ka noh, intelligentne poiss Karel Käos, et siis ta küsis ka, et ma rääkisin ka, et siin pausid on tekkinud ja triloogia, kinksin talle ka viimase osa sellest triloogiast, sest siis ei olnud ilmunud ju seda Instagrami identiteeti, kus kaane peal ta on, on ju. Ja siis ma ütlesin 2 aastat sisse, siis ta väga huvitava teema ütles, et kuule, et pidid seedima, et see kvaliteet vist ei olnud nagu see, ma ütlesin, tead, sul on õigus jah, et võib-olla praegu peabki laagerduma kõik, et see kvaliteet oleks hea, sest ju kirjutamine väsitab ka ja alati ei ole heas vormis, ei no see on ajutöö, ega ja meeletult jah. Ja siuksed, kes ise äkki plaanid ise kunagi hakata raamatuid kirjutama, et seal on see asi, et tekib näiteks, oletame selline meeletult magusa vajadus, sest aju kogu aeg töötab, ta mingi šokolaad ja veresuhkur langeb ja inimesed ei tea, et see füüsiline töö ei ole pelgalt see, mis väsitab, vaimne töö on samamoodi. Mulle tundub, et selles mõttes on, ma kõike muud oskan teha, välja arvatud laulda ja kirjutada nagu okay, no, nagu, et kõik on õpitav, sa oled veel noor, sa oled noor mees veel. õpitav, eks ole, aga ma leian, et ma võin ju tuimalt ju midagi kirjutada, aga see ei ole looming. Aga samas mõttes seda, et meie tänane sinu esimene muuseas YouTube'i saade, see on ka looming. No, et kui sa endale sellise väljendusviisi oled leidnud, ma arvan, tao seda rauda alguses, mina YouTuberiks ei hakka, ses mõttes, et mul on hea meel, et mu hea klassivend on hakanud, et kui seda tuleb teha, mis nagu meeldib ja ilmselgelt sa oled siin seda vestlust juhtinud juba tubli tund, ma arvan, et sa saad sellega väga hästi hakkama ja see on kõige tähtsam. Ma võin nii palju rääkida sellest, et see ei ole mul ju esimene, noh, sellel kanalil küll on esimene, on teisi kanaleid, mis ma tegin 3-4 aastat tagasi, kokandust natukene, seal ma küll ennast ei näita, aga mesilastega tegelemine. Ja kõige raskem asi, mis oli astuda kaamera ette, sinna rääkida. Ja kui ma hakkasin seda videot kokku panema, siis ma sain aru, et kaamera ees olemine ja rääkimine on köki-möki. Seda hiljem ise arvutis kokku monteerides, vot see on raske. Just. Sest et enda häält kuulata, iseennast vaadata, paljud ei tule sellega toime ja jääbki see asi sinna maani. Nii et kes üritab ja tahab, siis kindlasti tehke. Absoluutselt, ma olen samad meelt, see on ka looming nagu kõik teised ja tegelikult siin ma võiks ka tuua paralleeli raamatutega, et üks asi on nagu teksti kirjutamine Wordis on ju peatükkidega, teine on raamatu väljaandmine, et ta füüsiliselt, see on sama nagu sellist kokkulõikamine, et ta saaks nagu professionaalne selline kuulatav ja käigukatsutav võib-olla nüüd toode, et see on ka väga oluline. Aga tulles korraks veel sinna sinu selle laulu juurde. Jaa. Et me olime 2 pikka päeva, olime Kõue mõisas, see on novembri lõpp 2017 ja detsembri algus, Soome Vabariigi taas iseseisvumine oli ja me nägime tõesti kurja vaeva, et ootused oli tõesti kõrged, see esimene kohe see droonikaader seal ja ma sain endale väga hea režissööri ja kuidagi väga hea selle noore laulja Ketrini enda kõrvale. No, muuseas, paljud ei tea, et see noor laulja oli must toona täpselt poole noorem. Aga ma arvan, et me tulime väga hästi nagu toime selle lauluga. Aga nüüd tõmbame otsad kokku. YouTube'ist saab siis vaadata R33 jutukuubik ja kuulata seda Spotify's ja Apple'i podcastis. Ja kui sa oled ära kuulanud selle nii-öelda audioversiooni, siis tule kindlasti YouTube'i vaate, sest et ma panen siia käima nüüd video ja lasteaiapildid ja kindlasti. Seega jälle kohtumiseni. Lugege raamatuid. Just, tšau.
salaja unistad kõike proovida, hinge siirust kaotada. Vead jäävad noorusele kanda, neid võimatu on andeks anda. Igas maailma nurgas leida ennast võid kaunis kosmopoliit. Ei suuda miski siin